Alkava piirutunni mängime teile ette Pereraadio arhiivilindilt. Kõneleb kauaaegne Kohila baptisti koguduse pastor Kaljo Raid. Me ei tea, millal me tõesti võtame vastu issanda väikese vendi, millal ingleid, aga nüüd me loeme ühest külastusest, mis meil seisab ees. Ja Jumal andku, et ka selleks suureks külastuseks me oleksime valmis. Kirja kohta on apostel Pauluse esimesest kirjast Thessaloniklastele 5. peatüki alguses. Aga aegadest ja tundidest ei ole teile vennad tarvis kirjutada, sest te ise teate selgest, et issanda päev tuleb nagu varasöösel. Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid äkiline hukatus nõnda kui lapse vaev naise, kes on käima peal, ja nad ei pääse mitte pakku. Aga teie vennad ei ole mitte pimeduses, et see päev teid saaks haarata kui varas. Amen. Nendes sõnades, mida apostel siin kirjutab, on rohkem, kui meie suudame ütelda ja võime arvata. Siin on mobilisatsioonikäsk Kristuse kogudusele. Tõde Jeesuse jälle tulemisest ei ole Uue Testamendi juhuslik mõttevälgatus, vaid see on kogu Uue Testamendi oluline õpetus. Jeesuse tähendamissõnades esineb mõte tema taastulekust nii korduvalt ja varieeruvalt, mida üks piibli seletajaid on võrrelnud sama teema kordumisega fuugas. Mõnikord koorilaulus me oleme kuulnud, kuidas üks hääl alustab teatud teemaga ja siis tuleb teine ja kolmas ja neljas ja samuti muusikas. Kui me loeme Jeesuse tähendamissõnu, siis on seal niisuguseid. Kaubelge seni, kui ma tagasi tulen. Seda öeldi nendele, kellele jagati rahanaelad, Luuka evangeelium 19, 12-18. Sest inimese poeg tuleb oma isa auhiilguses oma inglitega ja siis ta tasub igaühele tema tööd mööda. Matteuse 16:27. Siis ilmub inimese poja tunnustäht taevas ja siis hakkavad kõik rahva suguvõsad maa peal halisema ja näevad inimese poja tulevat taevapilvedel suure väe ja auhiilgusega. Matteus 24:30. Kes häbeneb minust ja minu sõnadest, sellest häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma auhiilguses ühes pühade inglitega. Markuse 8:38. Õndsad on need sulased, keda issand tulles leiab valvavat. Olge siis ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil teie ei arvagi. Luuka 12:35-46, kogu tähendamissõna räägib Kristuse tulekust. Siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa peal? Tähendamissõnad talentidest, tarkadest ja rumalatest neitsitest, Viinamäe rentnikest ja sellest ülikust, kes oli minemas kaugele maale, et seal vastu võtta kuningriik, need kõik viitavad issanda tulekule kui oodatavale suurele sündmusele tulevikus. Apostlite õpetuses oli tõde Kristuse taastulekust üks kuulutuse keskseid tõdesid. Kui me loeme näiteks apostel Pauluse kirju, siis ta virgutab kogudust pidevalt vaatama Kristuse päeva, läbikatsumise päeva ja tasumise päeva suunas. Apostel Peetruse kirjades on issanda päeva kirjeldus antud erakordselt dramaatilistes värvides. Seal näeksime nagu oma silmade ees seda, kuidas taevad ragina hukkuvad ja maailma algained laustuvad ja kuumuses sulavad.
Ja apostel hüüab keset seda ragina, missugused teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja tõttates Jumala tulemise päeva poole. Issand on selle osa meie usuellu nii sisse toonud, et ta ka tema riigi ja tema tulemise mõtte on asetanud otse meie isa palvesse. Sinu riik tulgu. Ja kui meie vaataksime ilmutusraamatusse, siis see lausa heliseb Kristuse taastulemise muusikast. Piibel algab nende sõnadega alguses lõi Jumal taeva ja maa ja lõpeb sõnadega tule issand Jeesus. Kristuse taastulek on ulatuslikum sündmus, kui meie võime kujutleda. See on globaalse, kui mitte ütelda kosmilise ulatusega sündmus Piibli järgi. Kristuse tulek on ühenduses maailma uue ajastu ja uute olukordade loomisega. Samuti tema tulekuga teostatakse maailma lunastus täielikult, nagu seda võime lugeda Luuka evangeeliumi 21. peatükis 27.–28. salmini, samuti Rooma kirja 8. peatükis. Kristuse taastulek on sündmus, millele Piibel juhib koguduse vaate. Seda on mõnikord nimetatud põhjanaelaks meie vaimuliku elu taevas. Nii nagu selle kinnistähe järgi on kerge orienteeruda kõikide ilmakaarte suunas, kui sa leiad üles selle toreda tähtkuju suure vankri ja viimaste rataste kohalt tõmbad mõttes joone üles, siis seal kõrgel üleval särabki see suur särav täht põhjanael. Ja see täht on ikka omal kohal ja kui sa vaatad otse selle suunas, siis sa vaatad näoga põhja suunas. Sõbrad, tahaksin täna ütelda, et nii nagu meil selle põhjanaela järgi on kerge leida õiged ilmakaared, õigesti orienteeruda, nii on uskliku inimese elus tarvis vaid asetada kogu oma elu Kristuse tulemise tõe ette. Ja korraga meile vaimulik tee on selge. Meie teame kohe, mida võime teha ja mida mitte teha. Mis on meile lubatud ja mis ei sobi usklikule inimesele. Ja Jumal andku, et meie selle põhjanaela järgi oskaksime õigesti siis orienteerida ja leida õige käitumise viisi. Algkristlastel ei olnud ja ei ole ka meile Kristuse jälle tulemise ja kõikide sellega kaasas käivate nähtuste ootamine mitte ainult palve ja jumalateenistuse asi. Seda tõde ei ole Jumal andnud kogudusele ebareaalsete kujutluste ja vaba fantaasia arendamiseks. Tõde Kristuse jälle tulekust määrab algusest lõpuni uskliku suhted teda ümbritseva eluga. Kogudusel tuleb elada ju maailmas. Siin tuleb teenida kõiki inimesi. Siin tuleb armastada ligimest nagu iseennast. Siin tuleb anda riigile ja keisrile, mis keisri kohus. Tuleb töötada eeskujulikult oma kaasajas, elada ausat ja mõistlikku elu siin maailmas. Aga ometi kuskilt siit läheb üks nähtamatu piir. Ja me võime mõelda varakristlastele, kes hoidusid messimast ennast nende kaasaja maailma asjadesse ja oludesse. Nemad ei püüdnud olla maailma parandajad. Nad uskusid, et maailm ei ole üldse parandatav ja inimkonda võib aidata vaid see, kui selle maailma olukorrad lõpevad ja kurjusliku põhisuuna asemele tuleb jumalik uus põhisuund. On küsimus, kas Jumal tahab seda maailma parandada või on tema mõttes midagi muud.
Ja sellepärast ütleb piibel siin usklikudele, et meil ei ole siin jäädavat. Jumala kogudus tähendab välja kutsutud. Nad on maailmast välja toodud, sellepärast maailm läheb hukka ja tema himu. Aga need, kes Jumala tahtmise järele teevad, need jäävad igavesti. Me võime ütelda, et ainult siis, kui meie pilgud on pööratud tuleva issanda poole, oleme meie tõeliselt võimelised teenima kaasinimesi. Aga kui me oleme seotud selle maailma himude, murede, lõbustuste ja tühjuse tagaajamisega, siis me oleme võimetud tõeliselt teenima oma kaasinimesi. Näoga issanda poole ja tema tulemise poole pöördunud usklik võib tõepoolest olla kasuks oma ühiskonnas ja aidata inimest. Tõde issanda tulekust ütleb meile seda, et meie oleme tõeliselt mobiliseeritud olukorras. Meid ei tohi mingi vägi, mingi maailma mõjutus ega meelitus rakendada oma teenistusesse. Meil on ainult üks ülesanne. Teie niuded olgu vöötatud ja teie küünlad põlegu. Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat. Meil on antud kindel ülesanne oodata oma isandat ja igasugused teised isandad on meile võõrad isikud. Meie ei ole nende teenistuses, vaid selle issanda teenistuses, keda me ootame. Kristuse jälle tulemisel kohtuvad sulane ja tema isand. Olla usklik, see tähendab sisuliselt mineku valmisolekut. Vanas testamendis, kui Iisrael lahkus Egiptuse orjusest, siis me piibli järgi võime kujutleda seda ööd. Oli antud korraldus, et igas peres pidi olema oma paasatall. See oli viimane lahkumissöömaaeg seal Egiptuses. Kõigil pidid olema vööd vööl ja kingad jalas. Kõik oli valmis pandud ja kõik pidid sellel hetkel olema mineku valmis. Armsad kaaskummardajad, kogu meie vaimulik elu kujutab niisugust, kuidas võiks ütelda, reisivalmidust, minekuvalmidust. Oleme isegi mõnikord näinud, kuidas kuskil, kus peetakse spordivõistlusi ja kui sa juhtud mööda minema, näed, kuidas jooksjad on stardivalmis, ootavad seda püstolipauku või kohtuniku vilet. Ja niipea, kui see vile tuleb, siis nad lähevad nüüd suure paiskumisega jooksuteele. Ja kui sa sealt lähed mööda, siis sind ei mõjuta see pauk ega vile. Sina jätkad rahulikult oma teed. Aga on neid, kellele see märguanne on erakordse tähendusega. Kogudus on ootaja olukorras, kuid alati, kui Uues Testamendis räägitakse issanda ootusest, siis on mõeldud seal aktiivset ootust. Kreekakeelne sõna on pildirikas ja kujutab välja silutatud kaelaga niisugust pingsat ootamist. Pinguli olevat ootamist. Kord viibisin Tallinnas lennujaamas ja oli mõeldud, et viibin õhtul seal Saaremaal ühel vaimulikul koosolekul. Ja kui oodati seda lennukile pääsemise võimalust, siis korraga teatati, et lend sinna on lükatud 2 tunni võrra edasi. Ja mõtlesin, mis siis teha, tuleb oodata 2 tundi ära. Ja kui 2 tundi oli möödunud, siis teatati raadiost sellest valjuhääldajast, et lend on edasi lükatud 1,5 tunni võrra. Ma läksin juba kuidagi ärevaks ja murelikuks, mõtlesin, õhtul on koosolek, inimesed teavad, et külaline tuleb ja nüüd ma istun siin, aga ma vaatasin, kuidas teised inimesed seal istusid. Ja kuulasid ära ja ükski närv ei liikunud. Istusid ja ootasid ja see oli paratamatus, minul samuti paratamatus. Aga ja siis läks veel aega ja lõpuks siiski Jumal aitas, et ilm muutus ja sain veel keset koosolekut kohale jõuda.
aga ootus võib olla väga mitmesugune. Ühed istuvad rahulikult käed süles ja teised on suure pingega asja juures. Siin kogudusele on antud siis Jumala tõotus Jeesuse jäletuleku kohta, kuid tal ei ole antud kindlat punkti ajas, millal see toimub. Ja selle tõttu just see teadmatus loob meie südames ootuspinge. Ja samal mõõdul, mil meid valdab issanda tulemise ootuspinge, õnnestub meil leida siis käitumisviis, mis on tema kogudusele ja evangeeliumile küllalt väärikas. Selles pinges meie valmistume, nii nagu kuulsime külaliste tulekust. Kuidas me elame iga päev oma kodus, aga kui korraga saabub teada, et külalised tulevad, kus siis on tegemist ja jooksmist, nõupidamist ja korraga on majas 10-kordne energia. Ja kui sina Jumala kogudus tead seda, et sul on oodata kõrge külaline, kuidas see peaks meid vaimulikult nüüd ergutama ja virgutama, võtma vastu seda suurt külastust. Jeesuse jäljatulek ei ole siiski mitte ainult tuleviku sündmus, vaid selle tuleviku sündmuse mõju ulatub juba imelikul viisil ettepoole. On tähti, uusi tähti on toimunud kuskil universumi sügavuses plahvatus ja juba on tekkinud seal uus täht, aga meie veel ei näe seda. Valgus ei ole veel jõudnud meieni, kuigi ta kihutab 300 000 kilomeetrit sekundis. Aga võib-olla läheb mööda terve valguse aasta või mitu valguse aastat ja alles siis me hakkame seda uut tekkinud tähte nägema. Jeesuse tuleku valgus, see ei tule tagantjärele, vaid sellel tulekul on võime valgust heita ettepoole. Mõelgem sellele, kuidas Vana Testamendis see imelik mees, kes ütles, mu silmad lahti tehtud, Bileam, ütles, ma näen teda, aga mitte nüüd. Ma vaatan ta peale, aga mitte ligidal. Tähk käib välja Jaakobist. Veel ei olnud nagu kõike seda näha, aga juba valgus oli jõudnud temani. Aasavi laulus on öeldud, sina, kes sa Iisraeli karjane, sa, kes keerupite vahel istud, paista ette. Hakka kiirgama. Ja midagi on Kristuse tulekust, mis juba nagu paistab ette, mis puudutab Jumala koguduse elu oluliselt ja mõjutab kogu meie käitumist. Ja ometi meie kalli issanda ja õnnistegija Jeesuse koguduse lootuse poolt on suunatud siis meie pilk eesmärgile. Ta on andnud oma tõotuse ja ütelnud, et ta tuleb. No ometi koputab kuskil meie sees ikka see küsimus, millal? Millal ta tuleb? Millal see kõik toimub? Issand, millal sa ehitad üles oma kuningriigi? See küsimus muutub seda intensiivsemaks, mida rikkamaks ja võimsamaks meie lootus kasvab. Seda küsisid jüngrid korduvalt Jeesuse käest. Issand, ütle, millal see kõik on? Mis on need tulemise märgid? Ja nende lootus otsis vastust küsimusele, issand, millal? Seda küsisid ka Thessalonika usklikud Pauluse käest. Nad kuulsid uusi tõdesid Kristuse evangeeliumist ja kõik ei saanud korraga selgeks. Ja siis, kui Timoteus tuli tagasi, siis ta tõi ka Thessalonika koguduse selle probleemi ja küsimuse, millal siis see Kristuse sisseaste toimub selle maailma olukordadesse. Ja Paulus ütles neile selles kirjakohas, et kogudus ei pea üldse seda küsimust esitama. Kristus ei ole sellega nõustunud. Ja apostel ei oma volitusi ka siis vastamiseks. Kuid ta tahab siin ütelda, et Jumala inimestel ei ole mitte takistatud aegade lõppu ära tunda, ära arvata või olukordi kindlaks määrata, mis seda kindlalt näitavad.
Jeesus ise ju ütles, et pange tähele. Viigipuud, kui tema pakatab ja ka kõiki teisi puid, kui nemad juba pungas on ja lehte ajavad, siis te saate aru, et see suvi on ligi. Ja nõnda, aga kui te kõike seda näete, siis teadke, et see suvi või see ligi on ukse ees. Apostlite kuulutusest oli, nagu ütlesime, kogudus saanud teada issanda taastuleku tõotuse. Ja kogudusele anti siis ülesanne olla issanda tuleku ootajad. Kuid samal ajal apostel hoiatas neid, et teadmatus, millal ta tuleb, ei tooks neile saatuslikku kahju. Nad pidid olema ärkvel ja tähelepanelikud. Apostel selle töö esitamisel kasutab Jeesuse tähendamissõna varga tulekust, mida issand ka on rääkinud Matteuse 24:43, samuti ilmutusraamatus on sellest juttu. Sest otsegu teil on tarvis kirjutada, sest teie teate selgesti, et issanda päev tuleb nagu varasöösel. Varas. Ta ei teata ette oma tulekust. Varas ei pane ajalehte kuulutust. Ta tuleb ette teatamatult. Tuleb pimeduse varjus ja tuleb märgatamatult. Ta ei tule kuljuste kõlinal ega orkestri saatel. Tema tulekut ei nähta. Ja ei ole võimalik hankida küllaldast informatsiooni selleks hetkeks, kui ta tuleb. Aga tema tulek üllatab seda, keda ta ründab. Jeesuse tulek, see on Jumala tegu. Sellega teostab Jumal lõplikult ja kiiresti oma tahte. Ja see seisab siis kõik võimsas ülevuses üle kogu inimkonna ajaloo. Kristus ei tule mitte sellepärast, et kogudus teda välja kutsub. Kristus ei tule mitte sellepärast, et inimlikud olukorrad teevad tema tuleku vajalikuks või võimalikuks, vaid sellepärast, et tema tuleku kaudu viib Jumal oma riigi täiusele ja teeb ilmsiks oma au. Seal, kus Jumal teeb oma töö, üllatadaks ikka inimest. See rabab. Jälle tuleku kohal on kreeka keeles sõna parousia. See tähendab ootamatut kohalolekut. Või ka adventi, see on saabumist. Igal juhul Kristuse jälle tulek kujutab suurt ootamatust ja seda peavad kõik arvestama. Seda peavad arvestama usklikud ja mitteusklikud. On huvitav, et selles kirjakohas on räägitud teie ja nemad. Kes need on? Teie ja nemad. Apostel kirjutab, aga vennad aegadest ja tundidest ei ole teile vaja kirjutada, sest teie ise teate selgesti, et issanda päev tuleb nagu varasöösel. Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid äkiline hukatus. Siin on tegemist kahe rühma inimestega, teie ja nemad. Nende kohta, keda ta iseloomustab sõnaga teie, nende kohta on öeldud vennad. Nad on issanda omad taevase perekonna liikmed, vennad. Aga on ka teised, kelle kohta apostel kirjutab ja siis nemad. Jeesuse kuningliku tulekuga antakse Jumala armutäius nendele, kes teda armastavad, kes tema nime appi hüüavad siin maailmas, kes kannavad tema teotust ja risti, kes täidavad tema ülesandeid siin maailmas. Kuid samuti Kristuse tulek toob maailmale, kes teda salgab, kes tema vastu mässab ja kes ei taha, et Jeesus valitseks kui kuningas nende üle. Nendele Kristuse jälle tulek tähendab kohut. See kohus tuleb ootamatult nagu välk. Evangeelium annab kätte selle kohtukutse. Johannese evangeeliumi 3. peatükis on kirjutatud, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud. Ja igaüks, kes tema siis usub, ei pea saama hukka, vaid temal peab olema igavene elu. Aga sama peatüki lõpus on kirjutatud, et neile, kes ei võta teda vastu, kes ei usu temasse,
Need ei pea elu nägema, vaid Jumala viha jääb nende peale. Evangeelium ei ole mitte ainult armukuulutus, vaid see on ka kohtukutse kätte andmine nendele kõigile, kes panevad Jumala tahtele vastu. Jumal on lubanud inimesele ennast maailmas sisse seada nii, nagu talle meeldib. Elada ilma Jumalata, tunda ennast mugavalt, kaitstud ja kindlalt, võita hirmu ja eitada iga hädaohtu. See kõik aga ei tõenda, et neid ohtusid ei ole üldse olemas. Inimene võib istuda raudteel ja seal rääkida, kui julge ja vapper ta on. Tema ei karda midagi, ei ole olemas mingit raudteerongi, ei ole olemas mingit ohtu. Ja ta võib julgesti seda teha selle hetkeni, kui tõepoolest sõiduplaanis on ette nähtud rongi saabumisaeg ja siis korraga kaob kõik see julgus. On olemas teatud vabadus, aga on olemas ka seaduspärasus ja neid tuleb arvestada. Koguja raamatus on öeldud, ole rõõmus, noor inimene oma nooruse päevadel. Tee kõik, mis sulle meeldib. Käi oma südame, mõtete ja oma arvamuse kohaselt siin maailmas, aga tea, et Jumal sind kõige sellest kohta ette viib. See on, mida tuleb arvestada. Ja siin maailmas on neid, kes tõepoolest elavad nii julgelt, nii nagu vanem vend elas, laialt ja julgelt, kuni saabus hetk, et teda kutsuti ära ja koos temaga ka see vaene ja vilets haige mees ta värava taga mõlemad surid. Ja siis ta hakkas paluma isa Aabrami ja kõiki taevasid olevusi, et läkitatu komend Laatsarust tagasi sinna maailma. Ta võis elada julgesti, aga ta ei arvestanud seda, et Jumala kohus on ees. Sellepärast peab kogudus ootama ka teadmata kui kaua. Apostel ütleb, et issanda pikka meelt arvake selgeks õnnistuseks. Jumal pakub veel meeleparanduse aega ja võimalusi. Aga meie ei tea, kui kaua kestab praegune asjade olukord maailmas, kuid kogudus ei tohi ennast lasta nakatada valekindlustundest, millest ta Jumala päeva saabumise suhtes arvab, et see asi on kuskil kaugel ja mägede taga. Seoses issanda ootusega on olemas kaks ohtu. Üks nendest on hooletuse oht. Aga kui peig viivitus uinusid nad kõik magama, on kirjutatud Matteuse evangeeliumi 25. peatükis. Ja siis sai ilmsiks kohutav traagika. Pooled ootajad ei omanud küllaldast ettevalmistusastet peigmehega kohtumiseks. Ettevalmistusaeg oli kõigil ühesugune. Aga selgus, et aja kasutamist nüüd tarvitasid või aega kasutasid ja tarvitasid pooled halvasti. Ühel hetkel sai ilmsiks kõige kardetavam kiusatus ja see on hooletus just nende asjade suhtes, mille suhtes ei tohi olla hooletud. Mõelgem, kallid vennad ja õed, piibli lugemisele. Kas me oleme hoolsad selles küsimuses? Sõnade tähele panemises. Mõelgem, kuidas on meie palve elu hoolsusega, meie jumalateenistusest osavõtmise hoolsusega, taevariigi vara suurendamisega, inimestele Jeesusest tunnistamisega. Need on kõik lõpmata olulised asjad. See kujutab nüüd meile õli kogumist. See kujutab nüüd meie õiget ettevalmistust selleks päevaks, kui meie peame kohtuma oma issandaga. Ja siin andku taevas, et meie võiksime nendes asjades olla väga hoolsad. Teine kiusatus on kärsitus. Jeesus ütleb, ärge olge kärsitud just nende aegade kohta. On olnud neid läbematuid Jeesuse tulemise ootajaid, kes ei ole läbenud oodata siis taeva tundi, vaid nad ise on hakanud otsekuu
kiirendama inimlikkude vahenditega, oma tegevuse ja agarusega Jumalast ette jõudma ja selle tõttu on tekkinud kahjulikke ristiusu väärarenguid, õigelt teelt kõrvaleminekuid. Nende kahe ohu vahel on siiski üks väga sirgjooneline võimalus, väga õige võimalus jäetud Jumala kogudusele. Oodata ja kannatlikult seda teha. Oota ja kannata. Mis aitab meid selle püha ülesande täitmisel meie õnnisteegi ootamisel? Peame ütlema, et usk aitab. See on kõige olulisem, mida Kristus peab vajalikuks kogudusele selleks tunniks, kui tal tuleb kohata oma issandaga. Aga kui inimese poeg tuleb, kas ta usku leiab maa peal? Sellepärast on tarvis palvetada. Ja et Jumal kasvataks usku meie südames, et usk ei väheneks. Usk peab meid aitama nendel aegadel, kus meil tuleb oodata. Abrahamil tuli ka kaua oodata Jumala tõotuse järgi, aga usk aitas teda. Tema ei saanud usus nõdraks, ei pannud tähelegi, nagu seal on öeldud, või tähele pannes kõiki neid ebajulgustavad nähtusi. Tema uskus vastu kõiki lootusi ja meie vajame seda armu, et meie südames oleks usku. Meid aitab armastus Jeesuse vastu. Ja see on imelik jõud, mis ei väsi kunagi ära. Ei hävi ilmaski. Armastus kannatab kõik ja ootab. Kui sul on tõeline armastus Jeesuse vastu, siis sa ei väsi ega tüdi ära. Samuti aitab meid lootus. Ja üle kõige tahaksin ütelda seda, mida Piibli viimasel leheküljel on kirjutatud. Ja vaim ja pruut ütlevad tule. Jumal on andnud ühe trööstija, selle nähtamatu kaaslase kogudusele, kes kogudust kinnitab, teda julgustab, kes teeb teda kõlbavaks, nõnda, et ta võib selleks hetkeks, kui meil tuleb kohtuda issandaga, olla vääriline astuma tema kõrvale. See on püha vaimu töö inimsüdames. Ja andku Jumal meile seda, et püha vaim võiks virgutada sind ja mind valmistuma ja pühitsema, issandat ootama, et temale minna vastu. Ma olen lugenud selle maailmas tuntud evangelisti Billy Grahami ühest tema jutustusest sellest, kuidas kuskil rongis, mis sõitis kaugel läänes ja rong läks läbi viletsa maastiku. Ümber oli tühi kõrb ja ei olnud mitte midagi rõõmustavat ümbruses. Ilm oli kuum ja leitsak, inimesed olid väsinud ja tüdinud ilmetega seal vagunis. Mõned lugesid lehti ja teised tukkusid. Kõik olid kuidagi väga rõhutud meeleolus, aga teiste hulgas oli üks reisija, see oli väike poiss. Ja mida edasi, seda kuidagi rõõmsamaks see poiss muutus kogu aeg. Vaatas aknast välja, käis edasi-tagasi, katsus oma asju ja seadis neid korda. Silmad särasid ja viimati teiste tähelepanu kiindus sellesse väikesesse poissi seal vagunis, et mis selle väikese poisiga on, mis temal on. Ja tuli välja, et see väike mees läks kohtumisele ja teda ootas seal kuskil kauges jaamas, ootas teda isa. Läks oma isa juurde. See oli tema rõõmu põhjus. Kui meie täna oleme rääkinud issanda tulekust, siis armsad sõbrad, kui selles maailmas meie näeme kõikjal väsinud inimesi, neid, keda elu mõnikord viib tüdimuseni ja kes ei oska leida rõõmu ei siit ega sealt, et siis usklik inimene selles ootuses võiks muutuda pidevalt rõõmsaks. Ta läheb vastu suurele kohtumisele. Saabub tund, kus kõik oluliselt ja täielikult muutub. Ja sina oled üks neist väljavalituist, keda issand tahab sel päeval kohata ja kellele tema poolt on valmis rõõmsad üllatused. Aamen.